tere õhtust Saku gümnaasiumi spordikompleksi saalist ja algamas on 12. vooru esimene mäng. See voor numbriga 12 kestab 3 päeva, ehk siis täna siin Sakus vooru esimene mäng, homme mängitakse ka 2 mängu ja pühapäeval veel 1 mäng, nii et see nädalavahetus on, homme mängitakse 1 mängu ja pühapäeval mängitakse Sloveeniasse mängud, Euroopa meistrivõistluste mängud ja Grigori just saabunud just sealt, aga vaatame lõpuni Saku rünnaku ja Dmitri Gobenko päästab praegu oma võistkonda. Karl Mööl. Jah, Aleksander Sepp 1-1 nüüd ja 1-1 läheb ja lööb palli väravasse. Seis on 1-0, number 19. Aleksander Sepp avab skoori ja pall jäi sillale. Ja Vladislav Friisen mängib mööda ja tundub, et Kristjan Silak, vaatame, Raul Männi ja Mario Kuum. Raul Männi lööb ja lööb väravasse, jah, Mario ikkagi ei ole meetriline ja pall on enam-vähem sellel joonel, ehk siis 10 meetrit ongi väravani, täpselt jah, isegi vähem ja Martin Kaase lööb otse, mis ma rääkisin, ei ole väga kaugel väravast see rikkumine ja küsimused siin muidugi, mida kohtunikud ei pidanud veavääriliseks. Ja nüüd Vadim Velikanov teeb seisuks 2-2. Kas tuleb väravate rohkem mäng täna, kui mängida veel 8 minutit ja tablool on 2-2. Martin Kaase, Aleksander Sepp ja Nikita Tšernei. Selline nelik ja Tšernei poolt sööd Karl Möölile ja Kaase ja löök ja Saku lööb 3. värava ja värava lööks Nikita Tšernei. Tagumisel postil täitsa unustati Nikitat, kes viib koduvõistkonda ette tulemust. Ei olnud viga. Segankov kaotas palli, Karl Mööl Friisenist mööda ja Karl Mööl lööb oma esimese tänases mängus ja teeb seisuks 4-2. Ja jällegi jah, 16 ja Grigori Mitsuk muidugi, Pavlenkot ma mainisin juba, Grigori Mitsuk number 5 seal vasakus ääres, Raul Männi löök ja Diko Pavlenko kannaga, kus mängis Hispaania ja Itaalia. Nüüd veel 1 moment, Gobenko tõrjub Märten Männiste pealöögi ja siin jätkab ja ennast salgavalt viskuvad pallile ette silla, ehk siis punktid jagatakse ikkagi mängu lõppedes ja Rauno Tutkil sööd Männiste Valkjainenile ja Valkjainen lööb 5. värava. Hea rünnak Saku Sportingu poolt ja siin vasakult äärelt läbimurre ja Martin Valkjainen ja Märten Männiste siin tõenäoliselt nende fänklubi istub siin tribüünil ja 9 kuud peaaegu kestis see koolitus ja tema on teadlik ja Sahli jalgpallist ja Märten Männiste saadab 7. palli silla väravasse ja teeb seisuks 7-2. 8 minutit on veel mängida ja silla vahetas ja Ivan Gussev väravas. Männi ei suutnud Möölist mööda, 2-1 vastu, Mööl ja Tšernei. Sööd, Ivan Gussev, ma ei tea, kuhu ta läks, miks ta väravast välja läks, aga liiga lihtsalt Karl Mööl lööb oma mängu teise värava ja võistkonna 8. Nikita näitab, et mängis jääb paremale, aga Grigori Võstrov. Hea koostöö nüüd Kaase ja Sepa vahel ja 9. värav tuli ka. Tuleb vist oma värav, ma ei
ma ei näinud juurde ja tõusevad teiseks hetkel tabelis 20 punktiga. Narva Unitedil 19,